Tere tulemast vaatama Piletilevi noort tegijat. Minu nimi on Melissa Mariel Korjus ja meil on täna külas Emma Tross. Tere, Emma. Tere. Räägi natukene, kui vana sa oled ja millega sa tegeled? Ma olen 18, nüüd olnud paar kuud. Natukene aega. Millega ma tegelen? Hetkel olen siin gümnaasiumi keskel 11. klassis. Vanalinna hariduskolleegiumis. Kuidas sul seal läheb? Oled tubli õpilane? Jaa. Tähendab sellega on see, et see suum natukene jookseb mööda praegu. No kindlasti. Aga muidu ma arvan, et ma olen tore ja tubli. Aga räägi enda hobidest siis, kui sa enne ei tahtnud seda mainides tegelikult, sa ikkagi väga palju tegeled näitlemisega. Jaa. Tähendab, see on selline asi, et kui keegi küsib, mis mu hobid on, siis ma mitte kunagi ei ütleks seda, et mu hobid on teater või mis iganes see maailm on seal. Mis see siis on sinu jaoks? See on minu jaoks, ma ei tea, osa elust. Sest et kuna ma ei ole saanud seda nagu valida. Aga miks nii? Sest et minu MS-i on teatriga väga tugevalt seotud. Mõlemad on ka näitlejad ja siis kuidagi selles vaimus kasvades muidugi mul oli valida, kas ma kõnnin sealt suure kaarega mööda, aga mul ei olnud teist varianti olnud lasteaiast saati. Just enne ka rääkisime, et kui keegi küsis mu käest, et kelleks siis sina saada tahad, samal ajal kui teised ütlesid, et ma tahan printsessiks saada või tuletõrjujaks, siis mina ütlesin, et mina tahan saada näitlejaks. Ja siis ma keegi ütles mulle kunagi ka, et küll sa leiad endale lõpuks nagu mõne korraliku ameti. Siis aga seda nagu ei juhtunud. Aga mis sa tundsid, kui sulle nii öeldi? Ma ei tea, siis ma olin nii väike, siis ma ei püüdnud seda kinni. Kui ma praegu mõtlen sellele, siis miks on üks amet teisest halvem? Tegelikult ei ole ju, kui see teeb inimese õnnelikuks. Ja. Aga räägi, millal siis, kus sul tuli see teadmine, et sa pead nüüd näitlejaks saama või kas sa mäletad mingit iga, kus sa hakkasid rohkem sellega siis tegelema või kuidas sinu teekond on jõudnud selleni, kus sa oled praegu? Ma mäletan, et teises klassis, see on põhjus, miks ma käin praegu VHK-s, teises klassis ma sattusin vaatama ühte gümnaasiumi siis teatriklassi lõpulavastust. Mäletan, et Lembit Peterson oli, kes mul ka praegu minu juhendaja, oli selle lavastaja. Aga kuidas sa ei käinud ju alguses VHK-s? Ei, ma käisin muidu Nõmmel Rahumäe põhikoolis. Ja kuidas sa sattusid seda etendust vaatama? Vist keegi tuttav ja kuidagi keegi mängis jälle, mingil põhjus ma läksin seda vaatama ja see oli, ma olin teine klass, see oli 3 tundi etendust värsis. Ja ma mäletan, ma kõndisin sealt välja, ma olin joobastuses. Mul oli see, et ma pean siia saama. Ja sellest hetkest saati ma nagu elasin, laban öelda lapsena, et ma elasin selle nimel, aga ma elasin selle nimel, et saada VHK-sse. Aga kuidas praegu on, kas sa oled tundnud, et see unistus nii-öelda siis sinna saada, kas see on siis realiseerunud selles mõttes, et kas see tunne on sama, mis sa unistasid või kujutasid ette? Jaa, on küll. Ja kohati isegi nagu rohkem. Sest et puhtalt minu klassi suhtes, ma mäletan, mul oli Rahumäel väga-väga hea klass. Me olime kõik äärmiselt aktiivsed, kõik koolid ütlesid, me alati korraldasime koos. Ja ma kartsin, et kui ma lähen uude kooli, siis ma ei saa seda sama asja enam. Aga ma sain, kui mitte sama hea, siis võib-olla veel parem isegi. No näitlejate puhul ongi ju see ka, et nad peavadki nii palju suhtlema ja kogu aeg kontaktis olema, et selles mõttes ei ole sealt midagi muud nagu oodata, et väga lahe ja väga teistmoodi. Kui ma näiteks enda ülikooli aega ja gümnaasiumi aega võrdlen, siis ma olen ka alati igatsenud seda, et oleks nagu hästi siuke intiimne ja tugev nagu klass, mille ma olen praegu näiteks saanud magistris, mis on lahe. Aga räägi, kuidas su teekond siis edasi läks? Sa käisid seal etendusel, siis kas sa läksid mõnda näiteringi? Ei, näitering, nagu ma ütleks, et ma otseselt näiteringis käinud, aga kuna Rahumäel ma käisin kaunite kunstide klassis, KKK klass oli selle nimi,
siis seal oli kuni 3. klassini ma pidin võtma aineid prantsuse keel, tants, kunst ja näitlemine. Ja ma läksin kõigi nende ainetega vist peaaegu lõpuni välja. Kuigi jah, no igatahes jah. Aga mitu aastat siis? See oli siis 9. Oho. No põhikool. Jah. Nii et siis ikkagi said kogu aeg pidevalt natuke näitlemist ka? Tegelikult ma sain pidevalt iga kord nädalas kogu aeg. Aga see oli lihtsalt selline nagu, jaa. Kodune tunne. Kodune tunne, see ei olnud minu jaoks eriline asi selles suhtes. Tähendab, see oli, sest ma tahtsin seda teha, aga ta ei olnud midagi sellist, et ma, jaa. Ja siis, kuna ma käisin nüüd juba mõnda aega tagasi käisin Hannalinna Võsa muusikalikoolis, mis nüüd on lihtsalt muusikalikooli nime all. Olin see esimene lend siis või esimene kursus kohe, kui avati, ma läksin sinna, sain sisse ja kuidagi see 3 aastat, mis seal oli, eriti see esimene, sest et kõik oli nii uus, kõik ju kasvasid koos, et see oli nii õhinapõhine, et ma sealt sain kuidagi nii suure mingisuguse õpetuse kaasa. Isegi mitte võib-olla selle suhtes, et mida ma nagu siis paberile kirja pannes sain, aga või kuidagi me kasvasime nii palju, et oli võimalik nii suurte muusikaliproffidega teha sellist asja, kes meil Eestis üldse olemas on. Aga siis sinna saadeti mingi castingu kutse, et ETV-st tehakse noortesarja. Ja ma mäletan, ma olin näinud seda Facebooki grupis ka, et otsitakse 18 kuni 25 aastaseid. Tol hetkel ma olin 15. Ja ma olen ikkagi enda arust nagu oma vanuse mõõtu. Igatahes asi meil oli sinna ka see kutse, et minge proovige. Mina ütlesin, et aga me ei saa ju minna, sest et me oleme ju kõik tited seal on ju. Ja siis, et ei, meil tehti allahindlust, et minge proovige ikka, et umbes 15, et võite siis ka minna juba. Ja ma siis nagu siis kirjutasin sinna, vist oli mingi video saata, tutvustav video, tegin selle ära ja oli ammu ära unustanud, ma selle olin saatnud. Ja siis tuleb kiri, et jah, et saite edasi teise vooru. Et tulge kohale. Siis läksin sinna ja kõik olid suured inimesed. Ja ma olin nii väike seal, kõige selle keskel. Ja siis kuidagi me ootasime seal ees ruumis niimoodi, siis läksime sisse ja siis me pidime tegema mingit stseeni Grete Kleiniga koos Kullaga. Aga see oli siis sinu esimene selline castingu kogemus? Jaa, see oli minu esimene nagu castingu kogemus. Muidu ma olin ikka teinud nagu mingi törtsukesi kuskil. Aga see oli esimene suur asi, kuhu ma proovisin. Ja kummalisel kombel ma saingi selle. Sest ma mäletan, et ma olin 8. klassi, jah, 8. klassi, mingi lõpureisil kuskil sõitsime Lõuna-Eestisse. Ja ma läksin parasjagu toppe, grillisime õues, siis vaatasin, et mul on vastamata kõne tundmatult numbrilt. Ja siis ütlesin, raudselt helistatakse castingu pärast. No nagu nii nali, ma ei mõtlenud mitte kuskilt otsast tõsiselt. Ja helistasin tagasi ja Ergo Kuld võttis vastu, et kui tere Emma, et nüüd on nii. Ja mis sa tundsid siis sellel hetkel? See tunnet oli praegu tagasi, kuigi see oli juba 3 aastat on möödas sellest. See oli siiamaani nii uskumatu. Seal me otsustasime Oliver Markus Reimaniga, kellega on ka intervjuu olnud, et võiks teha koos lavastuse. Tähendab, mulle see näitlemisega ma olen nagu kogu aeg olnud seotud, aga lavastamine on selline asi, mida ma olen avastanud, et kui ma käin teatris vaatamas, siis ma mingi, ma oleks teinud praegu selle siit nii, või ma loen raamatut ja mõtlen, ma paneks selle lavale niimoodi. Ja ma ütlesin Oliverile, et lihtsalt niimoodi mööda minnes, et võiks midagi lavastada. Ja Oliver ütles, et lavasta. Nii lihtne oligi tegelikult. Aga tegelikult see ongi nii lihtne, aga inimene ei tule selle pealegi, et lihtsalt võtta nüüd kätte ja tee siis. No sest, et seal tuleb omakorda mängu see, et kui sa oled laps, siis sind ei võeda tõsiselt. No jah, aga see on jällegi hirm, sest tegelikult sa ei tea kunagi, kas võetakse või võeta. Aga räägi, kuidas see kõik edasi läks. No ja siis me hakkasime proovidega pihta, Diana Leesalu kirjutatud Offline, mida kunagi mängiti Linnateatris ka. Ja hakkasid proovida, mina lavastasin ja Oliver oli mul kuidagi seal nagu abiks niimoodi ja meil oli ilgelt äge trupp ja sina mängisid seal ja siis mingite proovide käigus ütles Karl Wilhelm Valter, et kuule, aga miks sa ise ei mängi? Ja... Aga kas sa olid kordagi mõelnud, et sa võiks ka ise lavada? Tähendab, kui ma lugesin seda, siis ma muidugi samastusin selle tegelasega nii palju. Aga ma tegelikult ei mõelnud kordagi selle pealt, ma võiksin seda mängida.
ja siis kuidagi lõpuks juhtus nii, et kui vahva, et inimesed nägid sinu kõrvalt, et sa võiksid sinna sobida ja julgesid selle välja öelda ja lõpuks sa lõpetasidki nii, et sa olid ise näitleja ka lisaks sellele, et sa lavastasid. Ja lõpuks ma olin laval ja kuna selles etenduses lavastuses olid kõik rollid nagu väga suuremahulised ja aga võrdsed, siis ühel hetkel ma sain lihtsalt nagu tekstimaht ja kõik muu. Aga õnneks oli Oliver olemas, kes sai võtta lavastaja pulga üle. No igatahes ja siis kuna tänu sellele, et see oli Linnateatris tehtud ja Diana Veesaar on ju Linnateatri lavastaja, siis nad kõik käisid seal vaatamas ükshaaval, Alo Kõrve ja Indrek Ojar ja kõik uhked nimed ja siis oli suvi ja mulle helistab Diana Veesalu ja küsib, et kas sa oled näinud Linnateatri suvelavastust Fürst Gabriel? Ja ma ütlesin, et et käisin eelmine aasta vaatamas, et Oliver ju mängib seal on ja tore. Ja ütles, et ega sa ei tahaks tulla sinna mängima. Ma ütlen seda, et see on täpselt see hetk, mis on filmides, sa paned korraks selle kinni ja lihtsalt karjud nagu täiest kõristan ja ütled, et jah, palun. Ja siis me sattusime kahekesi sinna. Nii, et seal oli terve trupp olemas, kus olid Linnateatri näitlejad ja meie olime täitsa uued, aga läksimegi sinna lihtsalt lustima. Ja oli väga lahe. Nii uskumatu suvi. Ma ei tea, mitu võtetas, mingi 21 äkki mängisime. Aga see oli ikkagi mega. Lahe suvekogemus, väga lahe. Absoluutselt. Aga edasi sealt. Sul oli vahepeal ju mingisugused lühifilmi pakkumised vist ka enne seda. Jaa, mis oli väga kummaline, et järsku kuskilt ilma midagi, need kahjuks ei jõudnudki üldse tegemisse, sest et seal olid mingisugused rahaprobleemid, ei saanud rahastust sellele. Aga siis BFM-is ma kuidagi sain mingisugusesse filmi, mis filmiti küll valmis, aga vist välja ei tulnud, sest et seal ka mingisugused jamad olid, aga ma sain jälle nii palju kogemust jälle filmis, sest et ainuke ja viimane kogemus oli miks mitte. Et see kuidagi kõik niimoodi andis mulle mingid sutsakaid, need see suvi, kus oli Linnateater, olid need väiksed lühifilmid. Samal ajal olid muusikalikoolis, oli Jaagup Kreemi ja Tiit Kikase kirjutatud muusikal, kus ma olin ka üks peaosalistest. Ja siis ühel hetkel me Oliveriga tõime veel suve lõpus välja Dayan Ahmeti kirjutatud Me mängime armastust. Millega oli ka nii, et me eitsime materjali ja mõtlesime mega. Ja siis hakkasime mõtlema, kes võiks mängida. No proovisime neid ja siis jälle keegi ütles, et kuule, mis te ise ei mängi. Ja siis jälle lõppes nii, et me olime kahekesi Oliveriga laval, mängisime armastust. Ja kuidas sellele etendusel läks? Sellel läks ka hästi. No muidugi offline oli menukam. No see oli menukam, sest see oli teistsugune ka, see läkski selles mõttes noortele peale sellist realistlik ja põnev ja seda küll. No, me mängime armastust, nagu me kutsume MMA, ta oli väga nišikas. Tegelikult oli, ma praegu, tol hetkel me saime sellest ka aru, et võib-olla me oleme liiga noored. Aga te mängisite selle väga hästi välja ja saalid olid ju siiski välja müüdud. Jaa, selles oli lihtsalt see, et ma tundsin ise, et mul on selles, et ükskõik, mida arvab kõrvalt vaataja, kui ta enne vaatamast tulemist, mida ta mõtleb. Sest ma ise tundsin, et ma olin valmis. Ja mulle tol hetkel sellest piisas. Kas te olete mõelnud seda ka edasi mängida? No see kuidagi tuleb niimoodi, et võiks seda teha, aga ma arvan, et ta on ammendunud. Ei maksa kaevata mõningaid asju üles. Ja. Aga mis su tulevikuplaanid on? No nüüd on niimoodi, et augustis tuleb välja Aksel Ojari dramatiseeritud ja lavastatud Tammsaare novelli põhjal Pikad sammud, kus ma saan esimest korda elus oma emmega koos mängida. Ja see on väga, ma mängin tema tütart, mis on tore. Kui vahva, kas sa oled sellest unistanud ka varem? Ma tegelikult vist ei ole osanud sellest unistada, aga kui ma sellest kuulsin, siis oli samas ikka siuke, et see oli nagu peab ära tegema. Kuigi ma istun temaga koos proovis ja mõtlen, et mul on nii hirmus, ma ei julge midagi teha, sest et see on siiski nagu emme istub kõrval ja vaatab. Aga kas teil tegid mingi teistsugune suhe ja kontakt ka, et kas sa võtad teda nagu kaasnäitlejat või ta on ikkagi su pere või kuidas sa ennast oled tundnud tema kõrval? Ma hetkel ei oska vist nagu öelda, kuidas ta hakkab kuulgema, sest meil on 2 proovi olnud temaga koos, emmega koos, aga
ma arvan, et ühel hetkel ikka käib mingi klõks ära ja ta muutub pigem partneriks kui lapsevanemaks minu jaoks. Aga päris ära ta ei saa kaduda ju. No muidugi. Ja siis me oleme juba peaaegu aasta aega üritanud käima pidada ühte laste, tähendab kogu pere muusikali või kogu pere kontsertetendust, kus me taas mängime koos ja meie nimi on Siil Felix teeb bändi. Leilo Tungla kirjutatud. Aga see on lihtsalt praeguste tingimuste tõttu pidevalt edasi lükkunud, aga see vist etendub novembris äkki loodetavasti. Loodame. Ja, see on ka vahva, see on nii teissugune asi jälle, mida teha, et ei ole varem sellist mängurist. Ja. Aga tahtsingi küsida, et kuidas sul selle laulmisega on, kas sa ei ole sellega mõelnud ka edasi tegeleda? Vot ma ei tea, kas ma ei tea. See on olnud samamoodi, nad on käinud paralleelselt minu jaoks. Laulmine ja teater või kõik see maailm, sest et alates 3. eluaastast ma käisin ETV Mutilaskooris, siis sealt kuni 6. eluaastani, siis ma vahetasin raadiolaulustuudio vastu, seal ma käisin kuni ma käisin 8 aastat ja siis ma läksin Võsakooli. Et see laulmine on olnud nagu nii tugev saatja kogu aeg. Aga ei ole mõelnud kordagi, et kirjutada mingisuguseid oma lugusid või hakatagi täitsa nagu muusikuks? Sa oled ikkagi pigem siuke muusikali ja näitlemisega. Just, sest muusikalis on mul võimalik panna kokku kõik need asjad, mida ma tahan. Sest muusikalis seal on laul, seal on teater, seal on tants. Ja kuigi muusikal on, ta on tõesti nii üli nagu, natuke nagu pillav või selline sillerdav, ma ütleks, siis mulle siiski meeldib see. Ta ei ole mingi sügav ja väga mõtteline, aga sealt saab sellise laksu kätte, et see on see, mis mind sütitab. Aga ikkagi, mis sul veel tulevikuplaanid on? Sul on need 2 lavastust, aga ma ütlen just kooli mõttes. Sul ju varsti hakkab kool nüüd ka ära lõppema, et kas minna näitlejaks edasi õppima või on sul mingisugused täitsa teistsugused plaanid? Jaa. No alati ma olen arvanud, et mina lähen lavakasse ja proovin nii kaua, kuni saan. Ja mul on väga hea võimalus ka sellest, et kohe, kui ma lõpetan kooli, siis on lavakakatsed ka. Aga ma ei tea, kas see on see, mida ma pean tegema. Mis sa oled mõelnud, mis võiks olla siis see? Ei taha sellest saladus. Ma vaatasin nüüd paar päeva tagasi, võib-olla rohkem tagasi, Aktuaalset kaamerat. Ja seal räägiti, et otsitakse naisastronaute. Eestist või üleüldse maailmast? Igal pool maailmast ja ainuke kriteerium on see, et see peab olema täisealine. No muidugi nad hakkavad lõpuks tegema mingid teste ja mingid asju, kus sa pead seal kosmoses vastu või sa sured kohe ära. Aga... Ja sa arvad, et nüüd sina peaksid seal kuu peal ära käima? Marsil. Nad tahavad saata esimese naise Marsile. Just. Appi. No ma ei tea, kui reaalne see on, aga samas mul on hea meel, et mul on midagi muud ka. Siis ma mäletan, kui ma olen väike, siis korraks ma mõtlesin selle peale, et ma tahaksin saada akvalangistiks. Nii et mul on mingi värk nende kõrguste ja sügavustega. Samas ma kardan kõike seda väga. Ma isegi ei tea, kes on akvalangist. Akvalangist on see, kes nagu sukeldub kuskile nendes skafandrites sinna vee põhja ja siis teeb kopp. Ja siis sa kavatsidki nüüd päriselt sinna kandideerida? Ma ei tea. Kandideeri muidugi. Vaata, mis saab. Miks mitte, eks ole. Ma ei tea. Tegelikult võib ju minna Pariisi kokaks ka õppima. Aga tegelikult saab ju välismaale ka minna näitlemist õppima. Kas selle peale oled ka mõelnud? Olen. Kuna minu emme-issi õppisid ju lisaks pedale, kus nad õppisid näitejuhtimist, käisid nad Taanis. 2 aastat käisid Lecoqi koolis. Mis minu jaoks on kohati, kuna meil on Eestis nii vähe selle haridusega näitlejaid, siis ma näen kohe nagu seda vahet või tähendab suhtumist rolli. See on teistmoodi, et ma tahaksin saada selle lisaks, et see on hästi läbi keha ja seal on maskiteater on selle sees, seal on füüsiline teater, seal on klounaad, akrobaatika, siis kõik see, mis võiks tegelikult ühel näitajal olla lisaks sellele, et ma oskan Shakespeare esitada. Aga oled sa mõelnud siis, et käid Eestis selle kooli läbi ja siis lähed välismaale või otse kohe minna?
ka see on variant tegelikult mul on esimest korda see, et ma ei tea, mida ma teen. Ja tegelikult ei ole vahet ka, vaatad, kuhu elu viib, ega sa ei saagi niikuinii planeerida selles mõttes, et seda, kuidas läheb. Ja. Väga vahva. Aga enne lõppu mul on tegelikult sulle 3 sellist kiiret, otsin kohe nüüd üles küsimust, millele proovi siis vastata niimoodi, et sa liiga palju ei mõtle ja vastad kiirelt ja konkreetselt. Oled valmis? Peab olema. Ole. Nii, esimene küsimus. Mis filmi või lavastuse tegelane tahaksid igapäevaselt olla? On üks prantsuse film, mille nimi on Rochefort'i tüdrukud. Kas sa vist jagasid seda alles? Ma jagasin seda ka. Seda saab siis ETV-st vaadata? Ja ta vist Jupiteris veel vaatamise võimalus. Prantsuse film 60-ndatest, äärmise stiile, imeilus, lauludega ja seal ma tahaks olla üks kaksikutest. Pean seda vaatama. Sa pead vaatama, kõik peavad vaatama. Järgmine küsimus. Nii. Millest kirjutaksid praegusel hetkel lavastuse? See mõte on olemas, ma lihtsalt üritan nüüd sõnadesse panna. No see on üks sõna. Nii, proovi seda kirjeldada. See on üks sõna, mis... ilmtingimata, aga see ei ole see sõna, see vist kõlab sarnaselt. Tähendab, see sõna... Ma saan vist aru, mis sa mõtled. See on armastus ja ma tahan öelda nagu, et... Iseenesest mõistetav. Mitte iseenesest mõistetav, aga veel üks sõna. Aga sa oled siis mõelnud lavastust ise nüüd veel... Tegelikult ma ei ole mõelnud lavastust teha. Ma tahan hoopis filmi õppima minna. Ma tahan teha filme. Ma ei tea, siis sa saad BFM-i ka proovida ju tegelikult. Ma saan BFM-i ka koolida. Siis kui ma lõpetan, siis saab kohe sinna ka teha katset. Siis sul on vähemalt 2 võimalust ja kindlasti... Nii palju võimalusi. Täitsa lõpp. Täitsa lõpp. See on tingimusteta armastusest. Jaa. Ilmtingimata ja tingimusteta. Tingimusteta armastusest. Väga lahe. Siis varsti pead ära tegema. Filmi, jaa. See on lühifilm. Mul on olemas stsenaarium tegelikult. Saad allukäemiseks. Just. Vaatame üle ja teeme ära. Aga viimane küsimus. Et kas oleksid pigem kuulus ooperilaulja Eestis või keskpärane näitleja Hollywoodis? Väga huvitav küsimus. See on väga huvitav küsimus. Kuulus ooperilaulja Eestis või keskpärane näitleja Hollywoodis? Kas sa oled kunagi ooperit üldse proovinud laulda? Ei ole. Kodus ka? Mul küll on, kui seda nüüd jälle natukene üles vuntsida, siis mul on päris hea hääleulatus. Sa peaks proovima. Ma siis ütlen, et ma olen see kuulus ooperilaulja Eestis. Jällegi selline vastus, mida ma ei oleks oodanud. Siis me jääme ootama. Hakka harjutama. Hakkan harjutama. Kindlasti saab ju õppida Estoniasse. Lähed kohe. Aga suur aitäh sulle tulemast. Sinuga oli väga tore intervjuud teha. Aga tõesti aitäh sulle tulemast ja meie teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval, kui teie ees on uus Noortegija.